Tere tulemast tagasi, ruudulipp jätkub ning nüüd lähme Kuimetsa, kus sõideti Eesti Supercrossi meistrivõistluste esimene etapp. 8. juuni õhtul alustati Kuimetsa krossirajal 500 pealtvaataja silma all tänavuse Supercrossi Eesti meistrisarjaga. Võrreldes eelmise aastaga on toimunud mõned muutused, lisandunud on uusi klasse, nimelt saavad tänavu Supercrossidel osaleda nii mini-MX sõitjad ning oma klasse on ka hobisõitjatele, mis kannab säravat nime amatööride Superliiga. MX Open Pro klassis näitas mõlemas sõidus head hoogu Rannar Uusna, kes võitis mõlemad stardid ja juhtis esimesi ringe. Juss Laanso, kes ka eelmisel aastal Kuimetsas väga kiire oli, pidi tegema kõvasti tööd, et Uusnast mööda saada. See õnnestuski tal mõlemas sõidus ning nii võitis Juss Laanso 2 sõiduvõiduga esimese etapi MX Open Pro klassis. 2 esimeses sõidus oli pusimist Rannariga, me just panime kõikide sõitjades küljed kokku, et siuke ilm nii kuum, et ilma vastu ei saa ja rada oli küll hästi hooldatud ja palju vett peale lastud, aga ikkagi nagu tolmuvaldid, et taga oli õudselt paha sõita, ei näinud midagi. Pluss nagu Rannar kattis nii ilusti neid sisemisi zooni, et väljast lihtsalt mööda ei liigusta mööda tolmu ja ega nehest läbi ka ei sõidanud. Sarnaselt Laansoga AKR KTM Racing tiimis sõitev Rannar Uusna, kes sel aastal ainult motocrossile keskendub, tuli mõlemas sõidus üle lõpujoone teisena. Uusna, kes tänavu osaleb ka Šoti ja Briti meistrivõistlustel, on sellel hooajal heas hoos ning räägib kindlasti kaasa erinevate võistluste poodiumikohtade jagamisel. 3. AKR KTM Racing sõitja Lauri Lehtla oli mõlemas sõidus 3. ja selle koha sai ta ka kokkuvõttes. MX Junior arvestuses olid püüdmatud 2 lätlast. Paul Sionas võitis mõlemad sõidud ja teenis sellega kokkuvõttes etapivõidu. Teise koha sai etapil Karlis Sabulis, kes sellel aastal Eesti krossidel võitnud enam-vähem kõik, mida MX Junior arvestuses võita on olnud. Mõlemas sõidus kaotas ta kaasmaalasele 8 sekundiga. 3. koht kuulus Henri Roosiorule, kes sõitudes oli samuti 3. Klassis MX Noored, kus siis sõidetakse kas 85 või 65 ratastega, viimaste puhul siis suurte ratastega, oli 2 sõidu kokkuvõttes võitja Karel Kutsar ning tema võitis mõlemad sõidud. Teine koht kuulus Tomas Sileikale, kelle kohad sõitudes olid 4. ja 2. ning Sileika edestas kokkuvõttes 2 punktiga Christopher Tallit, kelle kohad sõitudes olid vastavalt 3. ja 4. Mini-MX tõi rajale enim võistlejaid ja vaja läks B-finaali. Pea 40 võistlejat asusid püüdma kõrgeid kohti ning kõige paremini sai sellega hakkama Henri Remma, kes võitis mõlemad A-finaali sõidud. Teine oli Marko Lepik, kes oli sõitudes 2 korral 2. 3. koht kuulus Marti Lepikule, kes esimeses sõidus oli 2., teises aga 6. Üks soosikutest, Raivis Leevants, ebaõnnestus esimeses sõidus, kus tema koht oli 18. Teises sõidus lõpetas ta Remma järel 2., kaotades eestlasele 1,7 sekundiga. Ütleme nii, et natukene jäävad võib-olla hüpped suureks, aga kui siin eelnevalt vähe trenni teha ja harjutada, et siis on nagu tipp-topp, et palju hüppeid ei saanud üle hüpata, et ikkagi suure krossi rada, aga suht äge, mulle Supercross meeldib. Amatööride Superliiga ehk klass neile, kes tunnevad, et MX Open Pro pole päris neile, tõi rajale 10 sõitjat. 2 sõidu kokkuvõttes oli parim, mõlemad sõidud võitnud Marken Murumaa, teine Tarmo Jaasi Tamm ning 3. Tanel Soots. Kuimetsa Supercrossile punkti pannud superfinaalis, kus koos olid MX Open Pro ja MX Junior parimad, näitas oma võimu Juss Laanso, kes sõidu kindlalt võitis. Teine oli Rannar Uusna ja 3. Indrek Mägi. Vahepeal teisel kohal sõitnud Lauri Lehtla oli sunnitud sõidu katkestama. Supercrossi Eesti meistrivõistlused jätkuvad 24. augustil. Raha 24 Eesti meistrivõistluste 3. etapp Põltsamaal Kuningamäe kardirajal tõi kaasa osavõtjate rekordi. Lisaks senisele 4 naabrile olid meie sarjaga ühinenud veel ka Rootsi ning Ukraina võidusõitjad. Klassis kadett jätkus taas venelaste paremus, kes seekord võtsid koguni kolmikvõidu. Parim eestlane Christopher Reintam oli 4. Omad võimalused olid ka Karl Kenneth Neuhausil ja Steven Pärnasarul. Kahjuks põrkasid nad aga omavahel kokku. Klassis mikro oli juba ajasõit väga põnev. Tasavägine võidusõit jätkus ka finaalis. Head kiirust näitasid Martin Udre ja Georg Kõss. 4. stardikohalt jõudis neile peagi kannule veel Kaspar Korjus. 13 ringi oli liider Martin Udre, aga viimasest kurvist tuiskas paremini välja Georg Kõss, kes võttis magusa võidu. Teine Martin Udre, 3. Kaspar Korjus.
Mõneti analoogne situatsioon kordus ka raketklassis, kus kvalifikatsiooni oli ülekaalukalt võitnud küll Jüri Vips, kuid finaalis domineerisid hoopis rohkem Ragnar Veerus ja Paul August Lääne. Tundus juba, et võidu napsabki Veerus, aga lõpuks oli osavam hoopis Lääne, kes saigi etapivõidu, teine Veerus, kolmas Vips. Rotax Minimax klassis olid mängus Pristise auhinnad. Juba ajasõidus oli selgelt kiirem olnud Artur Ploom ja suurepärast kiirust näitas ta ka otsustavas sõidus. Jan-Markus Kõõra järel läks kolmas poodiumikoht Lätimaale. Eestlastest oli 4. Jan-Erik Meikup. Võitja Artur Ploom oli elu esimest intervjuud andes veidi häbelik. Sõid on natuke igav, sellepärast et konkurendid on väga Rotax Junior ja Rotax Max olid seekord rajal ühises stardis. Klassis Junior olid mängus ala uue toetaja HR Riksi auhinnad. Kiiruse poolest olid eelises Max-klassi sõitjad, aga üldist pingerida see siiski sassi ei ajanud. Junior-klassi kindel peremees oli Fred Alliksaar. Alguses oli suhteliselt keeruline, aga isegi kaotsin ühe kohaga ja kui sõit läks edasi, siis sain oma kohad tagasi võetud ja eest ära minna. Toomas klassis sul rohkem rajal probleemi ei olnudki enam? Ei olnud, et olen see aasta suhteliselt nagu üle natuke teistest, et kindlasti Euroopa on andnud kaasa mulle. Tema selja taga toimus aga heitlus neliku vahel, kellest teisena lõpetas Kairo Kivi ja kolmanda koha sai Sten Piirimägi. Mis sa arvad, et kas kogemus ei olnud tulnud juurde? Jaa, kindlasti. Et tänu kindlasti ma tahaks tänada Peepu, kes on mu mehaanika ja toetab mind väga 100%, et talle suur aitäh. Aavo Talvar oli lõpuks omas klassis kindel võitja, teine oli Martin Metsapiir ja kolmas Martin Täht. Saan jätsi minema, et ma vaatasin, et Märk on kiirendab parem, et proovisin teda veel nagu maha tõmmata, et ta jääks nagu start stoppama, aga start ikkagi anti miski pärast ja Täht sai väga hea stardi sealt, et õnneks on kohe mööda, et midagi hullu ei olnud. Kõige kiiremas TD2 klassis oli hoovutu ringil juba päris palju kavaldamist. Rivaalidele andis hea õppetunni Tõnis Liivmann, kes parima stardikoha eelise suurepäraselt ära kasutas ja kohe kindla edumaa sisse sai. Kvalifikatsioonis me saime palju paremini tööle, kui ta oli trennides, et meil suht suured mured olid trennides, aga õnneks just õigel ajal saime selle toimima ja õnneks ta kestis nii kaua. Kuidas sa stardis kohe nii suure edu sisse sai? Oligi niisugune taktika, et teha selline kaval start, et saada kohe vahe sisse ja õnneks toimis ja nüüd läks nii. See said kasvult väiksem, kuidas sa oskaksid tuulevarju pugada ilusti? Just nimelt nii ongi. Järgmiste kohtade pärast võitlesid Georg Vann ja Kenneth Hildebrand, kes omavahel rajal kohti vahetasid, aga lõpuks ei peale ikkagi Georg Vann, kes sõidu lõpus ka Tõnis Liivmannile lähemale jõudis. Lõpus küll tundus, et Georgi jõuab natuke lähemale, kuidas sulle endale? Jah, et seal ees oli tegelikult üsna raske, et üksi sõita ja niimoodi taga kindlasti natuke parem, aga need ajad olid võib-olla grammi aeglasemad, aga siiski stabiilsed. Ikkagi millest selline vahe, et kas see Põltsamaa rada lihtsalt sobis sulle paremini? Tõesti, Põltsamaa rada sobib mulle ilmselt siin Eesti radas kõige rohkem. Mis sa sellel aastal tahad ära teha veel? Tahaks käia Euroopa etappidel, siin kahel viimasel äkki Taanis ja siis septembris, mis oli Prantsusmaal kuskil. Ja kindlasti jätkata seda head tempot siin Eesti meistrivõistlustel. Kuld on vaja koju tuua? Kindlasti. Raha 24 Eesti meistrivõistluste 4. etapp sõidetakse 1.–2. juulil Aravete kaardirajal. Jätkame autoringrajaga. 18. juunil Audurringil toimunud võistlusel B3 autorend võiduajamine 2011 selgus muu hulgas ka esimene 2011. aasta Eesti meister. Kuid esmalt klassist BMW 325 Cup. Sarja liider Raimo Kulli võitis mõlemad võistlussõidud. Rubeveski saavutas 12 kohta, kuid rajal lahutas teda Kullist harva rohkem kui sekund. Keijo Kaasik oli 2 korral 3. Tulemustest vast tähelepanuväärem on tõik, et seekord käis rajal koguni 17 selle klassi sõitjat. Vähemalt sel sajandil pole Eesti meistrivõistluste etappidel ühes klassis sellist startijate hulka varem nähtud. Super 1600 klassis oli seda vastu võistlejaid napilt 4 ning neistki jäi lätlane Arman Skeiš avarii tõttu tee veerde juba esimese stardi esimeses kurvis.
Martin Seppam tegi kiiret sõitu ning võttis 2 sõiduvõitu, Raul Karu oli 2 korral teine ja Meelis Annus 2 korral 3. Noorteklassis võitis 2 korral Steven Puust. Eesti meistrivõistluste senine liider Tristan Viidas katkestas esimese sõidu diferentsiaali purunemise tõttu ja kuidas ta teises sõidus ka ei üritanud, Puustist mööda ei pääsenud. Avasõidus jõudsid esikolmikusse veel Enar Klaus Kunman ja Ott Joosep Lusik, teises sai Puusti ja Viidase järel 3. koha Kunman. Ning esimese tänavuse Eesti meistritiitli võitis Toomas Kallasmaa, kes klassis vormel Baltic jõudis esimesena ruudulippu alla mõlemas võistlussõidus. Esikoht ei tulnud aga sugugi kergelt. Erko Valbaum osutas talle kõva vastupanu teises sõidus ning Kallasmaa pääsas tast mööda alles eelviimasel ringil. Valbaum teenis Eesti meistrivõistlustelt hõbeda, pronks läks Ain Lähkerile. Rajal käisid ka vanad Estonia vormelid, millele peeti omaette arvestust ringiaegade stabiilsuse järgi ning võistluse võitis ja Eesti karikavõitja tiitli pälvis Jaak Kuul, talle järgnesid Jaak Pipar ning Taavi Kroon, kõik sõitsid Estonia 21 vormelil. Eesti meistrivõistluste järgmised etapid peetakse samuti Audruringil. 9. ja 10. juulil toimuvad võidusõidud kuuluvad mõnes klassis osavõistlusena ka Soome meistrivõistluste ning FIA Põhja-Euroopa tsooni sarjadesse, mistõttu võib oodata kohale väga tugevat võistlejate koosseisu. Veoautokrossi meistrivõistlused jätkusid Varstu krossirajal. Kas 51 veopagide arvestuses oli kiirem Indrek Viibur, edestades Marek Leegistet ja Margo Püksi. Varstu sõit oli veopagide klassis Kas 53 Cup Balti meistrivõistluste etapiks. Kiirem oli Leedu sõitja Audrius Pilipevitšus, teine lätlane Arnis Raamats ning 3. Marek Kõbu. Veoautode klassis Kas 51-52 ei olnud Varstus vastast Ott Kevvaile, kelle järel lõpetas teisena Olari Saarniit. 3. koht selles klassis läks Lätti Bruno Leimanisele. Klassis Kas 53 on sel hooajal ülikindlalt esinenud Vaiko Samm. Ka Varstus ei andnud ta kellegile võiduvõimalust, kuigi kodusest etapist võttis osa ka mullune selle klassi meister Sigmar Tammemägi. Sammu ja Tammemägi järel lõpetas Varstu etapi 3. Priit Tamm, kellele see oli üldse esimene poodiumikoht.